Venemaa agressiooni ja Ukraina sõja tumedad varjud ei ole kuhugi kadunud. Euroopa julgeolek on ohus ja rõõm põgeneb inimeste silmist. Nüüd on lisandunud Lähis-Ida kriis. Ohvrite arv kasvab iga nädalaga. Jeesuse sünnilinnast Betlemmast antakse teada, et sellel aastal ei süüdata tulesid Keskväljaku jõulupuul. Pidustused jäetakse ära. Sama tehakse ka Jordaanias ja läänekaldal. Mida meie peaksime tegema? Terroristide eesmärk on külvata hirmu ja hävitada elurõõm. Inglid ütlevad aga inimestele, ärge kartke, ja Paulus lisab, rõõmustage lakkamata. See on hea julgeolekustrateegia. Just seepärast korraldab Eesti Diakoonia koos Harkvärve koguduse ja Sotsiaalministeeriumi toega sõjapõgenike perepäevi. Tähistab rahvuslikke Eesti ja Ukraina tähtpäevi ning toetab Ukraina emade ja laste sulandumist kogukonda. Ka sõja ajal tuleb leida võimalusi rõõmustada. Just ühiselu rõõm toetab ellujäämist keerulises pagulaspõlves. Nende väikeste sündmuste käigus kasvab elujõud vastupidavuseks ning omandatakse algteadmisi kohalikust kultuurist. Ukraina emad on meie emad. Ukraina on Euroopa.